See on 16 tonni kaaluv ratasekskavaator. Sellele ekskavaatorile on paigaldatud 2D-süsteem. See on standardne tehases paigaldatud varustus, kuid seda saab laiendada 3D-süsteemiks. Kõigi ratasekskavaatorite puhul on uus asi see, et tegemist on poolautomaatse kaevamisega. Ma rõhutan, et see on automaatne funktsioon ja operaator peab tõmbama ainult üht kangi. Hydraulika aga reguleerib pinnatasasust, kõiki kaldeid ja kõrguseid. Mehhanism lihtsalt kordab kallakut, nii nagu on projektis ette nähtud. Samuti reguleerib see kopa kaldeid ja avanemist. Mulle tundub, et mul on vaja veel 7 sentimeetrit kaevata. No nii, lasen kopa alla, see ei lase mul madalamale lasta. See funktsioon võib tõsta operaatorite töökiirust 10% võrra. Oleme hea korra loojad. On väga huvitav, et sellel ekskavaatoril on kallaku vormimise funktsioon. See on uuendus. See üllatas väga. Töö on tunduvalt lihtsam. 3D-tehnoloogia aitab täpselt töötada. Nii et kõik on hästi. Loomulikult muljetavaldav ei saa võrreldagi sellega, mis oli varem. Samuti on masinale paigaldatud CAT-rootor. Sellel on järgmised nutifunktsioonid. Kopalt maha puistamine ja tagasipöördumine algasendisse. Sellel rootoril on ka kopa raputamise funktsioon. Materjali saab jaotada ühtlaselt. Samuti on olemas pöörlemisfunktsioon. Kopa kallutamine toimub automaatselt. See on eriti huvitav, kui tööd tuleb teha kallakul. Operaator saab kiiremini oma tööd teha. Tõmbame ühe käega, toimub kopa sildamine ja nool tõuseb automaatselt. Samuti on võimalik need süsteemid lahti ühendada. Näiteks selleks, et oleks ainult sildamise kopp või siis võib need süsteemid omavahel ühendada. Vajutades mitme nupu kombinatsiooni, saab teostada 10% kaevetöö. Varsti ei pea isegi õppima, kuidas tööd teha. Istud juhi istmele ja kõik toimub autopiloodil. Mis selles masinas veel on? See on kaal. Kaal on äärmiselt täpne ja töötab ilma masinat peatamata. Kaal on väga kasulik, kui on vaja veoautosid laadida, sest siis ei teki teel probleeme. Sa ei sõida ülekaalulise masinaga, ei lõhu teid ega riku Leedu seadusi. Huvitav, näitab kaalu. Tundub, et palju vaeva ei ole vaja. Tehnika töötab ise. Sellel tehnikal, nagu ka teistel uue põlvkonna ratasekskavaatoritel, on elektrooniline sein, mis ei lase masinal ette antud piiridest välja sõita. See suurendab oluliselt ohutust teedel või linnas töötades. Masin ei põrka kokku hoone ega möödasõitva autoga. Samuti võib olla paigaldatud virtuaalreaalsuskaamera. Veel üks eelis on see, et 3D-süsteemi võib laadida 2 pinda. Ja kohe on süsteemis näha, kuidas läheneme projektile võrreldes olemasoleva pinnaga. Tegelikult on meie süsteemi väga lihtne kasutada, sest lülitame selle sisse, valime projekti ja vajutame start-nuppu. See kiirendab oluliselt tööd, sest operaatori töö tootlikkus ja täpsus suurenevad. Samuti saame installida klientidele tarkvara, mille abil nad saavad oma telefonis või arvutis jälgida, kuidas töö sujub ja otsustada, kas nad jõuavad või ei jõua oma tööd teatud ajaks valmis teha. Meil on ka kaasaskantav virtuaalreaalsuskaamera. Sisestad telefoni GPS-i ja enne objekti realiseerimisega alustamist võid krundil ringi käia ja vaadata projekti täitmist. Näha, kas projekti juures on tehtud vigu, et hiljem tööd palju kallimaks ei läheks. Eelmisel sügisel ostsime uhi uue 2D-süsteemiga CAT M314 kõigi nutikate lahendustega, näiteks virtuaalseina ja kaaluga. See parandab töö kvaliteeti. Tehnika on uus ja tõhus. Probleemid seisakute ja mingite riketega on möödanik. Uue tehnikaga töötades ei ole inimesed väsinud, vaid õnnelikud. Palju lihtsam on operaatoreid kaasata. Plussiks on ka see, et ei ole vaja spetsiaalset juhti. Vähem stressi, vähem eksimisruumi. Objekt valmib kiiremini, raha laekub teiselt kliendilt kiiremini. Teisisõnu, win-win-win. Tahame näidata, et ka CAT M314, mis on 2 tonni võrra kergem kui CAT M316, saab teha sama tööd. Kui töötad CAT-iga, siis toob see naeratuse suule.